Nii, tere hommikust jälle siit Viljandist. Kohast, kui ma viimati käisin 80-ndatel, käisin just praegu mingis väga kummalises kohvikus, kohvik ja elustiili pood, ma tean. Ma tahtsin minna ühte rohelisse majja, seal oli ka kohvik. Kui ma tulin bussijaamas maha, aga see oli suletud, siis ma tulin edasi ja jõudsin mingisse kohvik ja elustiili pood. No päris minu maitse järgi kohta ei ole, aga noh, ja siis ma hakkasin mõtlema, et mis seal nimekirjas kõik asjad olid seal menüüs ja et mis asjad oleks võinud ka 80-ndatel ja umbes pooled nimetused olid võib-olla arusaamad, muidugi itaaaliakeelsed kohvi nimetused, keegi teanud 80-ndatel, mis on americano või midagi sellist. Siis see sõna võiku, no võiku, seda sõna ei olnud varem. Isegi minu jaoks tundub see väga kummaline sõna, mida ma kunagi ei kasuta. See on mingid jaapanikeelsed sõnad, et see on ka huvitav see Jaapan, et Jaapan on mitte ainult Eestis, vaid ka mujal väikelinnades on selline noorteses väga selline pop teema, et midagi väga ära idealiseeritud ja selliseks. Ühesõnaga sõin ühe siis sellise võiku, mis peaks olema mingi võileiba moodi asja, hummuse, siis olid kurgi ja seal mingit suke, oli ka mingi jaapanikeelne. Ma arvan, et need seened, mis seal peal. Ja noh, toit oli päris hea, ta ei olnud väga hea, aga ta oli päris hea. Et selline omapärane. Aga jah, mul oleks eelistanud, oleks rohkem selline. Nii, üks kass läks nüüd vasakult paremale üle mu tee üle. Must kass. See tähendab seda, et ma siit edasi minna ei saa enne, kui keegi must ei möödu. No, see on päris suur ebausk, et ma ei lähe mitte kunagi üle tee, kui kass läheb vasakult paremale ja musta värvi. Ja see on just see tee, mis viib sinna lossi juurde, vist ma arvan. Keegi jääb selle tee enne mind praegu. Üks onu lähebki tegelikult praegu üle. Vaata, kas ta läheb. Läheb ainult autoni. Jah, ta läks üle. Nii, et see halb õnn läks tema peale praegu. Kahju, aga mul üks Madridis oli ka selline asi, et otsisin hotelli. Töölt saadeti veel sinna Madriidi ja siis keset tööd. Ma ei osanud kuskile minna ka, et läheb must kass läheb vasakult paremale. Ja ma seisin seal mingi, ma ei tea, pool tundi, aga ma seisin enne, kui keegi tuli. Aga ma ei läinud, ma ei saanud minna. Keegi teine peab enne minna. Kas ma mäletan ka midagi 80-ndatest? Ei mäleta, midagi täiesti nagu võõras, mitte midagi ei mäleta. Ma võib-olla lossist midagi mäletaksin, aga mingi loss on kuidagi 80-ndatest midagi meeldib. Rohkem ei ole. Restoran Grand Hotel Viljandi. Ja ma pean lõunad ka kuskil midagi sööma. Ma ei tea, kus midagi. Jah, et sellest hommikuse kohast, et see ei olnud päris minu maitsegi koht. Juba see fakt, et kohv tuuakse enne võileiba, no ei, see on paha teenindus. Ma ei maininud, muideks pean ütlema neile ka, et ärge tooge enne, tooge koos. Ja noh, see maitsete poolest oli selline korralik, midagi ette heita ei saa, kõik on nagu korras, aga ei olnud see, mida ma oleksin nagu tahtnud. Ei olnud väga eestilik. Ja ma olen muidugi vanaks ka jäänud, ma olen siuke vana virisev, paha tädi. Aga kohv ei olnud ka hea. Kohv oli natukene, pahti tehtud. Et mul on see, nagu öeldakse inglise keeles, on see benchmark, on see pop sõna, jah, et see, mille järgi kõiki vaadatakse. On mul kanta see Hongkongi salongi topelt espresso, see on mu elu lõpuni ja mul nüüd, see kõige parem kohv, mida ma vist elus olen joonud. See on täiesti üllatav, et ma mäletan, kui ma olin seal ja siis ma mõtlesin, et see on see järiklassi, kuigi see oli vist esimese klassiga koos tegelikult seal Hongkongis, aga see oli järiklassi salongi. Ja ma mõtlesin, et ma pean ikkagi ise minema kuskil loibama masina juurde endale selle kohvi võtma ja selle peale öelda, et ei, me toome teile. Milline teeninduseks. Ja siis nad tõid mulle topelt espresso ja see oli maailma parim, mida ma olen joonud. Parem kui Itaalias. Nii et jah, Austraalia kohv on parem kui Itaalia kohv. Seda peab ka nagu pead hakkama kratsima. Aga mis ma siin lolli ütlen? Siin on iga lugev mingi putka, kus müüks mingid hamburgereid ja ma ei tea, mingid
aga huvitav, et kohvikut oli raske leida, et ma tulen bussijaamast maha, mõtlen, astun 2 sammu ja jõuan mingi kohvikuni, ei, mingit kaubanduskeskus oli küll, et seal oli küll näha, et noh, sildid, et kohvikud on ka, aga ma ei tahtnud kaubanduskeskusesse kohvikusse minna. See oli mingi roheline maja ja seal rohelises majas ei olnud, oli suletud, see roheline majas ei olnud kedagi. Siis ma jõudsin edasi ja ma olen siin. Tegi väga selline sisemaine kliima, kuidagi soe. Ja ma pean kunagi tegema oma selle top mingisuguse 10 Eesti väikelinnades, mis mulle kõige rohkem meeldib. Praegu juhib võimsalt Kärdla. Kärdla oli kõige ägedam. Ja ma olen 25% saarlane, ma peaks ütlema Kuressaare, aga Kuressaare kahjuks ei juhi liiga. Ja. Aga Kärdla kahjuks juhib või õnneks, ma ei tea. Ma ei tea, ma pean siin natuke veel vaja mõned tunnid, et otsustama, kuidas mulle siin üldse meeldib või ei meeldib. Ma ei tea, vaatama, jah. Siin lõuna all süüa antakse hamburgeri putkas või mõnes paremas kohas. No, siin on Karl-Robert Jakobson. Väga popp mees Vene ajal, ma mäletan koolis. Väga popp mees. Janson oli väga paha ja Jakobson oli väga hea, seda ma mäletan. Vene ajast on mul meeles, Jakobson hea, Janson paha. Aga Tartus muidugi vist vastupidi, jah. Jah. Siin on mingid sildid, ma ei tea, miks Viljandi bussijaamas ei olnud bussikaarte või sarnane, kõik vaatavad seda Google Maps'i, jah. Okei, siin on Sakala keskus, Kultuuriakadeemia raamatukogu, Lossi varemed, pärimusmuusika Ait, muuseum Raekoda, Kondase keskus. Okei, ma pean minema Lossi varemetesse, ma arvan, aga siin on veel mingi silt, ma ei näe seda. Äkki siin on mingi järv või mingi veekogu ka, jah. Tean, miks oli nende Eestimaa väikelinnades konda. No siis tuli see mõte siis, kui hakati eksiili saatma, ma käisin need eksiili saatmise kohad läbi, mis olid siis Võru, eks ju, Kuressaare ja Kärdla. Aga siis mul tekkis mõte, et muid ka külastada, sellepärast, et noh, poliitika on selline nagu ta on praegu, eks ju. Võib-olla varsti Eesti vallutatakse üldse ära, pommitatakse sodiks või midagi, eks ju. Ja teiseks, noh, ma ei tea, ma ise ka ei näe oma tulevikku Eestis enam, ja ma tahaks nagu enne kõik läbi käies, ma noh, ikkagi Eestus on tähtis, aga noh, Eestil enam ei ole Eestus tähtis, siis noh, mis ma siin ikka olen, eks. Aga mulle üks asi küll on nagu huvitav, ma pole siin veel kordagi kuulnud poolt sõnagi. Just nüüd, kui sunusin ära, nüüd läksigi mööda rääkis vene keeles. Ma mõtlesin, et ma pole siin poolt sõnagi vene keelt kuulnud. Aga nüüd läkski üks tüdruk mööda, rääkis vene keeles moblaga, nii et korra kuulsime ära, aga see on ikkagi märgatavalt vähem kui Tartus, ma ütleksin. Tartus ma läksin selle aja peale vähemalt 50 korda vene keelt kuulnud. Et jah, et miks Eesti vallutatakse ära, et noh, ma bussist leidsin ühe vana eestiaegse kriminaalromaani aastast 1936. Tegevus toimub siis Narva-Jõesuus ja Narvas, ja noh, nendel aladel, mis on Tartu rahulepingu järgi Eestile kuuluvad ka. Ja noh, kui sa vaatad, see on ka väga idülliline 36, aga siis ka mis 44 juhtus, eks ju, 8 aastat, see ei ole üldse pikk aeg, eks. Nii et jah. Nii teha, mul on see mõte, et jah, et kui noh, Eestiga on kõik kööga või selles mõttes, et mina lähen Eestist ära, eks ju, kuskile, siis mul vähemalt tuleks mingid värskemad mälestused kui 80-ndatest sellest Viljandist. Vot nii.